hommik. Pühapäeva hommik, kell on 6:43 ja seiklema minek jälle. Ma olen tegelikult suht ärevil praegu, sest et teen jälle midagi täiesti uut, mida ei ole varem teinud. Sellepärast on mul autoga pargitud siin enda kodus natuke eemale Valvega parklasse. Kohe näete, mis seal on. Olen nüüd auto juurde jõudnud ja kajakkima minek. Ja plaan on siis selline, et lähen kuskile Põltsamaa jõe, Emajõe ja Vodja kokkusaamiskohta. Täpselt ei teagi, millisesse jõkke ma veel püüdma lähen. Aga siis ma lähen kohale ja vaatan. Kaks tundi sõitu ja kohal ma olengi, käis ruttu. Tegelikult ei käinud, päris pikk maa oli. Aga jõudsin oma kajakiga kohale. Siin katusel ta mul niimoodi kinnitatud oli. Tee peal tegi päris palju lärmi, kuna mingi asi siin katusel ei olnud eriti aerodünaamiline. Ma arvan, et see kinnitas siin, tegi ilget lärmi. Ja see päris jõgi veel ei ole, aga see kraavikene peaks olema Põhijõega ühenduses, kui ma siit parem lähen. Aga davai, ma võtan siis varustuse maha ja vaatab, mis täna õnge otsa läheb. Davai! Okei, ma ei pannud praegu kogu varustust paadile, mõtlesin lihtsalt korraks. Tõmban selle kajaki sisse ja teen siin samas paar ringi. Vaatan, kas ma saan hakkama. Istusin peale just ja päris ebastabiilne on. Mul on õnneks autos üks poi ka, mida ma saan niimoodi ühele poole sellest kajakist natuke eemale panna, et see peaks nagu tasakaalu päris palju hoidma. Ma ei tea, kas ma julgen praegu minna ilma selle poita. Ikka korraks kallutan korraks paremale, siis on juba nii palju kreenis, kallutan vasakule, on juba nii palju. Ma ei tea, kas teen ühe väikse ringi. Ei. Kindlasti mitte. Ma olen tagasi. Ma panin ühe abiratta peale. Nüüd on äkki veits tasakaalukam. Päris palju aega on mul läinud. Kell on juba, ma ei teagi, äkki juba mingisugune kuradi 10 võib-olla. Ma pole veel kala püüdma saama hakatagi. No nii. Kas käime vette või mitte? Väga hea positsioon ei ole. Ja peal. No nii. Minek. Mõnus. Selle ühe poiga on täitsa stabiilne, aga see küll väga pahasti. 100 meetrit on läbitud ja peab ütlema, et praegu ma naudin päris mõnuga. Otsustasin mitte siin aega raisata loopimisele, sest et täna on meil ilmastikutingimused sellised, et 24 kraadi on siin paari tunni pärast ja terve päev peaks olema lauspäike. Et ma arvan, mul ainuke lootus täna kala saada on kuskilt varjulistest kohtadest. Davai! Natukene edasi läinud ja hetkel kõige raskem osa kajakkimise ja aerutumise juures tundub olevat see tüürimine. Üldse ei ole harjunud samal ajal aerudega aerutama ja siis lükkama seda tagumist kiili nende jalgadega. Pan vasakule, läheb vasakule, pan paremale, läheb paremale, aga koordinatsioon ei ole veel nii hea.
aga igatahes kiirus on praegu päris arvestatav, kindlasti oluliselt kiirem kui mingisuguse aerupaadiga aerutada. Mingisugune tunnikene, ma rohkem 1,5 tundi siin loopinud, hetkel ei ole ühtegi kokkupuudet kalaga. Loopisin silikoni, aga nüüd mõtlesin, ma panen sellise drop shot riigi otsa, panin väikse raskuse otsa, siis on eraldi liin siin ja kasutan sellist tehislikku ussi krevettide lõõnaga. Ja, otsas. Ilus. Mõnusalt väike, aga siiski esimene drop shot riigi ilusti töötab. Noh, siuke üritan täpselt sinna varju piirile visata. Ja, otsas. Siin on juba raskust ka, kuskil on põhjas kinni. Ma ei usu, et see vesiroos on. Ikka võtt oli, aga võib-olla keeras praegu vesiroosi ümber. See on küll võimalik. Jaa, vesiroosi ümber on keeranud. Kala on ka. Jõle ka. Olgu, siuke 3 tundi, ma arvan, on juba möödas. Enamus aega ma olen lihtsalt nautinud aerutamist. Siin sidusin endale selle tonka moodi rakenduse otsa dropshoti. Ja olen siis püüdnud ussiga, ussi siis imitatsiooniga silikonist ja nüüd ma panin sellise valge silikon ussikese otsa. Üks ahven ja rohkem mitte midagi muud. Üks paatkond sõitis mööda, nad rääkisid, nad on trollides said 2 haugi, kuid muidu täielik vaikus. Täna kuidagi väga see kalapüük ei lähe. Jõest natuke lähemalt, et siin on hästi palju igast kände ja okse ja maha kukkunud puid vee sees. Et tegelikult on need suht ideaalsed kohad, kus ahven või haug võiks varitseda. Mis seal ikka? Eks ma aerutan edasi. Panen sellise rohelise punase täppidega mingisuguse sellise võdiku otsa. Ma ei tea. Ma arvan, et see on natukene naturaalsemates toonides, et vesi on suhteliselt siuke pruunikas, et ma arvan, et siuke valge on võib-olla liiga ergas sellise vee jaoks. Usun, et see teeb natukene paremat tööd. Seljast läbi. Aerutamisel on küll juba päris kiiresti selgeks saanud ja see tüürimine jalgadega tuleb ka juba päris loomulikult välja, ei pea üldse enam mõtlema. Jalad ise teevad tööd ja proovib ikka see puu taha ka. Okei, tükk aega nüüd loopisin sellise rakendusega. Mul on siin mingisugune 3 grammi raskust otsas ja siis mingisugune 50 senti on liini ja siis on siuke kolmik, kus ma olen sidunud kinni pealiini, selle lisaliini, kus mul on siis silikon. Selline ta mul on, hetkel ei toimi. Plaan on nüüd väga lihtne, kuna silikonidega rahulikult jerkimine ei toiminud. Proovin vahepeal pinna pealt selle rapala popriga. Peaks olema päris hea, sellega siin visata, siin nagu ei ole mitte kuskil eriti vesiroose, et peaks saama suht rahulikult visata. Ma otsustasin nüüd sellise pilli otsa panna. Otse võssi, natuke tahapoole. Nii, siuke tumeroeline punaste ja musta täppidega rakendus ninast läbi, seljast tagasi. Peaks suhteliselt rohuvaba olema. Proovime. Ikka aerutamas, kala ei ole, aga ilm on ilus. Ma alguses natuke kirusin seda ilma, aga tundub, et ma pean hakkama seda ilma nautima, sest et kala ma täna ei saa. Aga niisama päevitamiseks on see ilm ju päris hea. Lõpuks ometi sain ühe kala kätte. Nii punaste nende uimedega, ma ei tea, mis see on. Turb või?
Opadi, täitsa priske ju. Ilus. Ma arvan, et see on turb. Eks ma kodus vaatan üle täpselt, mis kala see on, aga ilmselt on. Ilus kala, läheb vette tagasi. Jõhkrad juured on sellel puhul, nagu veresaunad. Nii palju on nüüd. Olgu, võtan tänase päeva kokku, siis kala me ei saanud, välja arvatud see üks turb ja üks ahven. Oli lihtsalt lahe jõe peal kajakiga sõita. Praegu ei oska päris öelda, et kas ma endale ka kajaki ostaks, kuigi kogemus oli pigem positiivne, et võrreldes bellyboatiga kajakiga on vähemalt tunne, et sa saad vahemaid läbida. Bellyboatiga väga kaugele sa ei jõua lihtsalt lestadega siputades, aga kajak ikka liigub vee peal päris hea kiirusega. See oli siis tänane seiklus. Järgmise korrani. Tšau! Proovin ehitada Davidist väikest sujuvamat üleminekut siin. Äkki see suunab tuule veits aerodünaamilisemalt mööda, ei tekita sükest vibratsiooni ja vile.